Kaamera ees on Valdo Randpere Reformierakonnast ja Riigikogu aseesimees peaaegu Tanel Kiik. Vaene Tanel, valimistel hästi ei läinud, napikas, mitte päris. Sa oled noor mees, saad üle, kasvad, võib-olla kunagi tulevikus. No midagi ei teha, eks me ju teadsime algusest peale, et meil on tegelikult vähem hääli, et sotsiaaldemokraadid on küll suurim opositsioonijõud parlamendis, aga kui paned kokku EKRE ja Keskerakond, siis on juba vahe 5 häält meie kahjuks ja kuna Isamaa jättis hääletuse vabaks, võib arvata, et küllap sealt enamus läks tegelikult konservatiivsele teljele. Kuid ühes küsimuses hääletasid sel nädalal need 2 meest ühtemoodi. Põhiseadust muudeti ja varsti ei saa Vene ja Valgevene kodanikud enam kohalikel valimistel hääletada. Aga nüüd see nädal oli siis muutsime põhiseaduse ära ja iseenesest ega see lihtsalt ei käinud, eriti teie olite ikka päris vintskelt kuni lõpuni seal kahe vahel, mida teha. Aus on öelda tegelikult seda, et me olime just nimelt pikalt see erakond, kes oli ühel seisukohal. Ehk me ütlesime selgelt, et toetame seda põhiseaduse eelnõu, mis algatati, Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmist, aga me ei toetanud tõesti need kodakondsete isikute puhul samasugust kohtlemist olukorras, kus tegemist on ikkagi inimestega, kelle ainuke kodumaa on Eesti. Ja me tähistasime või meenutasime, kuidas öelda, sel nädalal ka küüditamise aastapäeva jälle. Ja ma olen rääkinud mõnega nendest, kes küüditati. Väiksed lapsed, 5 last, Eesti last pandi ühte kooli Siberis, anti neile venekeelne matemaatika õpik kätte, nad ei osanud keegi ühtegi sõna vene keelt. Ja see oli kogu keelekümblus, kogu toetus. Ja nad said sellega hakkama. Elavad mõned neist siiamaani targad, tublid inimesed. See on ainult tahtmises kinni. Väga kanged ja tublid inimesed ongi eestlased ja need, kes küüditati, nende see katsumuste jada on meie jaoks midagi kujuteldamatut. Aga siis ära tule rääkima mulle seda toetuse juttu. Ei pea tegema selliseid võrdlusi Nõukogude terroristliku režiimiga, eks. Jah, aga õppida vabas Eesti riigis eesti keel ära, selleks ei ole vaja mingit toetust, selleks on vaja ainult tahtmist. Sellest nädalast on Eestil ka uued ministrid, kes juba saanud sotsiaalmeedias palju aasimist. Pean aru, et ega te ei kavatse toetada ka neid inimesi, kes nüüd värskelt ministriametisse läksid, et viskasite vette, et õppige ise ujuma, et vaadates nende inimeste valdkondi ja varasemat tegevust, et siis ega liiga palju selle ministriametiga seost ei ole. Tanel, ma vaatan sind ja mulle tuleb peaaegu meelde see, kui sina esimest korda ministriks said. Sa ei olnud mingi sotsiaalspetsialist või ekspert. Visati sind samamoodi Sotsiaalministeeriumisse ujusid välja. Isegi koroona ajal said peaaegu hakkama. Nii et see ei ole mingi selline, ega ministriamet ei ole selline, kus sa hakkad peale niimoodi lasteaiast õppima ja siis kasvab minister. Siin ma väidan selle vastu, et kahtlemata võtame, Andres Sutt on enne minister olnud, ta saab selle tööga hakkama. Ja inimesed, kes on üle koalitsiooni juhtinud, neil on mingid kogemused olemas, aga praegusel ajal, kus koalitsioon usaldus on niigi väga madal, ja kus lubate, et me toome eksperte, me toome sellist, nüüd tõesti viime selle juhtuse uuele tasemele, et oleme ausad, ka esmane tagasiside avalikkuselt näitab, et see ministrite valik seda tegelikult kriteeriumi ei täida. Mis puudutab minu isikut, mina olin tol hetkel üle 2,5 aasta juhtinud peaministri bürood juht tegeleb tegelikult praktiliselt kõigi valdkondad. Kuule ühesõnaga nii, Tanel, kui said sina hakkama, siis saavad kõik teised ka. Aga kohe nii või, et ükskõik, selge. Kui see Reformierakonna arusaame suhtumine, et iga mees või naine tänava pealt kõlbab ministriks, siis edu teile sellega.